Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete, toimub teie ajus midagi uskumatut. Teie neuronid töötlevad informatsiooni, mida te ei taha teada. Teie aju filtreerib välja fakte, mis ähvardavad teie maailmapilti. Ja kõige huvitavam, te ei tea sellest midagi. See ei ole teie viga. See on evolutsiooni kingitus, mis kunagi päästis meie esivanemaid surmast, kuid tänapäeval muudab meid pimedaks kõige olulisema ees. Teadlased nimetavad seda kognitiivse dissonantsi kaitsemehhanismiks. Aga mis juhtub, kui see mehhanism ei kaitse meid, vaid hoiab meid vangis? Kujutage ette teadlast, kes on pühendanud 30 aastat oma elust ühele teooriale. Tema nimi on trükitud sadades teadustöödes. Tema loenguid kuulavad tuhanded üliõpilased. Tema raamatud seisavad riiulitel üle maailma. Ja siis, ühel tavalisel teisipäeval, ilmub uus avastus. Arheoloogiline leid, mis ei sobi tema teooriatesse. Geoloogiline anomaalia, mis vaidlustab kõik, mida ta on õpetanud. Mis te arvate, mida ta teeb? Kas ta tunnistab, et eksis? Kas ta arustab oma elu ümbermõtestamist? Ei, ta ründab avastust. Ta otsib vigu metoodikas. Ta kahtlustab andmete võltsimist. Ta nimetab kolleege pseudoteadlasteks. Mitte sellepärast, et ta oleks halb inimene, vaid sellepärast, et ta on inimene. Aastal 2005 psühholoog Leon Festinger läbi katse Stanfordi ülikoolis. Ta palus inimestel vaadata fotosid, mis vastuolusid nende veendumustega. Funktsionaalse magnetresonantstomograafia näitas midagi vapustavat. Kui inimesed nägid tõendeid, mis vaidlustasid nende maailmapilti, aktiveerus nende ajus täpselt sama piirkond, mis reageerib füüsilisele ohule. Nende aju ei näinud vastuolulisi fakte kui informatsiooni. Ta nägi neid kui rünnakut. See ei ole metafoor, see on neuroloogia. Nüüd kujutage ette, et te olete ajaloolane. Teie eriala on iidne Mesopotaamia. Te olete kirjutanud doktoritöö Sumeri tsivilisatsiooni kohta, mis tekkis umbes 5000 aastat tagasi. Teie karjäär, teie maine, teie identiteet põhineb ühel lihtsal eeldusel. Inimtsivilisatsioon algas umbes 6000 aastat tagasi. Enne seda olid ainult jahimehed ja korilased. Ja siis keegi leiab struktuuri, mis on 12 000 aastat vana. Mitte primitiivse küla jäänused, vaid keeruka arhitektuuriga kompleks, mis nõuab planeerimist, organisatsiooni, tehnoloogiat. Göbekli tepe Türgis, Gunung Padang Indoneesias, veealused struktuurid Jaapani rannikul. Mis te teeksite? Enamik teadlasi valib vaikimise. Mitte sellepärast, et nad ei näeks tõendeid, vaid sellepärast, et nende nägemine maksaks liiga palju. Aastal 2012 avaldas teadusajakiri Nature uuringu, mis analüüsis üle 5000 teadustöö tagasilükkamist. Tulemused olid šokeerivad. Mida revolutsioonilisem oli avastus, seda suurem oli tõenäosus, et see lükatakse tagasi. Mitte metoodiliste vigade tõttu, vaid sellepärast, et see ei sobinud valitsevasse paradigmasse. Teadlased, kes esitasid kõige innovaatilisemaid ideid, pidid ootama keskmiselt 8 aastat, enne kui nende töö avaldati. 8 aastat. Mõelge sellele. 8 aastat, mil tõde ootab, sest see on liiga ebamugav. Thomas Kuhn kirjutas oma legendaarses teoses Teadusrevolutsioonide struktuur, midagi, mis muutis arusaama teadusest igaveseks. Ta väitis, et teadus ei arene järk-järgult, kogudes fakte. Teadus liigub kriisidest kriisidesse. Vana paradigma hoiab võimu nii kaua kui võimalik. Uued tõendid koguvad survet, vastuolud kasvavad ja siis ühel hetkel toimub revolutsioon. Vana paradigma kukub, uus võtab võimust. Aga Kuhn jättis ütlemata ühe olulise asja. Kui kaua see surve peab kasvama? Kui palju tõendeid peab olema, enne kui paradigma muutub? Ja mis juhtub nende teadlastega, kes julgevad rääkida tõendeid varem? Nende karjäärid hävivad. Kujutage ette, et olete geoloog.
Te uurite sfinksit Giizas. Te märkate midagi kummalit. Erosioonimustrid sfinksi kehal ei vasta tuule erosioonile. Need vastavad vee erosioonile. Intensiivsele, pikaajalise vihma erosioonile. Aga Egiptuses ei ole sellist vihma olnud viimased 5000 aastat. Viimane periood, mil Sahara oli roheline ja vihmane, lõppes umbes 12 000 aastat tagasi. See tähendaks, et sfinks on palju vanem, kui keegi arvab. Robert Schoch, Bostoni ülikooli geoloogiaprofessor, tegi täpselt selle avastuse aastal 2091. Ta avaldas oma uuringu. Ta esitas tõendeid. Ta kasutas standardseid geoloogilisi meetodeid. Egiptoloogid ründasid teda koheselt. Mitte tema meetodeid, mitte tema andmeid, vaid teda ennast. Nad nimetasid teda pseudoteadlaseks. Nad väitsid, et geoloogil ei ole õigust rääkida Egiptuse ajaloost. Nad keeldusid arutlemast tema tõenditega. Miks? Sest kui sfinks on 12 000 aastat vana, siis kogu Egiptuse ajalugu tuleb ümber kirjutada. Kõik raamatud, kõik teooriad, kõik karjäärid, mis on ehitatud praegusele arusaamale. Aga see ei ole kõige hullem. Kõige hullem on see, mida see tähendab meie tuleviku kohta. Kui eksisteeris arenenud tsivilisatsioon 12 000 aastat tagasi ja see kadus, siis see tähendab, et tsivilisatsioonid võivad kaduda. Mitte primitiivsed hõimud, vaid arenenud ühiskonnad. Ühiskonnad, mis ehitasid monumente. Ühiskonnad, mis omandasid tehnoloogiat. Ühiskonnad, mis uskusid, et nad on igavesed, nagu meie. Psühholoog Shelley Taylor nimetas seda positiivseks illusiooniks. Inimesed vajavad uskumust, et nende tulevik on turvaline. Ilma selle uskumuseta me ei suudaks hommikul voodist tõusta. Me ei suudaks lapsi kasvatada. Me ei suudaks tulevikku planeerida. See illusioon hoiab meid elus, aga see muudab meid ka pimedaks. Aastal 2016 viis meeskond psühholooge läbi katse. Nad näitasid inimestele tõendeid kliima soojenemise kohta. Mõned inimesed aksepteerisid tõendeid koheselt, teised eitasid neid vihaga. Mis oli erinevus? Mitte intelligentsus, mitte haridus, vaid üks lihtne tegur. Kas nad uskusid, et saavad olukorda kontrollida? Need, kes uskusid, et saavad midagi teha, aktsepteerisid tõendeid. Need, kes tundsid end abitutena, eitasid neid. Nüüd mõelge iidsete tsivilisatsioonide küsimusele. Kui me tunnistame, et arenenud tsivilisatsioon võib kaduda, siis me tunnistame, et meie tsivilisatsioon võib kaduda. Ja me ei saa seda kontrollida. Kõik meie tehnoloogia, kõik meie teadmised, kõik meie saavutused ei garanteeri midagi. See on eksistentsiaalne terror. Ernest Becker kirjutas oma Pulitzeri preemiaga pärjatud raamatus Surma eitamine, et kogu inimkultuur on ehitatud ühele alusele, surma eitamisele. Me ehitame monumente, et jääda igaveseks. Me kirjutame raamatuid, et elada pärast surma. Me loome tsivilisatsioone, et uskuda, et midagi meist jääb alles. Aga mis juhtub, kui me leiame tõendeid, et varasemad tsivilisatsioonid ehitasid samu monumente, kirjutasid samu raamatuid ja neist ei jäänud midagi? Mitte sellepärast, et nad olid primitiivsed, vaid sellepärast, et aeg kustutab kõik. Me ei taha seda teada ja siin peitub paradoks. Teadus peaks otsima tõde, aga teadlased on inimesed ja inimesed ei taha tõde, mis teeb haiget. Aastal 2010 avaldas filosoof Thomas Nagel artikli, mis tekitas skandaali. Ta väitis, et materialism ei suuda seletada teadvust. Mitte sellepärast, et tõendeid ei ole, vaid sellepärast, et teadlased ei taha aktsepteerida järeldusi. Kui teadvus ei ole ainult ajuprotsesside kõrvalprodukt, siis kogu neuroteadus vajab ümbermõtestamist. Reaktsioon oli vihane. Teadlased nimetasid Nagelti reetjaks. Nad süüdistasid teda religioossuse toetamises. Nad väitsid, et ta on kaotanud oma mõistuse. Aga mitte keegi ei vaidlustanud tema argumente. Nad ründasid teda ennast.
See on mustri osa. Kui tõendid ähvardavad paradigmat, siis ründatakse mitte tõendeid, vaid nende esitajat. See on lihtsam. See on turvalisem. See ei nõua maailmapildi muutmist. Nüüd vaadake, mis toimub arheoloogias. Iga kord, kui keegi leiab struktuuri, mis on liiga vana, algab sama tsükkel. Esiteks ignoreeritakse avastust. Kui see ei tööta, siis kahtlustatakse meetodeid. Kui see ei tööta, siis ründatakse avastajat. Ja kui kõik see ebaõnnestub, siis lihtsalt oodatakse, kuni avalikkus unustab. Graham Hancock, kirjanik, kes on pühendanud oma elu iidsete tsivilisatsioonide uurimisele, kirjeldas seda protsessi oma raamatus Magicians of the Gods. Ta rääkis, kuidas iga kord, kui ta esitas tõendeid, vastasid teadlased sama mustri järgi. Mitte argumentidega, vaid sildistamisega. Pseudoteadlane, müstik, konspiratsiooniteooria levitaja. Aga Hancock ei ole pseudoteadlane. Ta tsiteerib teaduslikke uuringuid, ta külastab arheoloogilisi kaevamisi, ta intervjueerib teadlasi. Tema kuritegu on see, et ta julgeb küsida küsimusi, mida teised ei julge. Ja siin on kõige kurvem osa. Paljud teadlased nõustuvad temaga privaatselt. Nad ütlevad, et ta võib olla õigel teel. Nad tunnistavad, et tõendeid on, aga nad ei julge seda avalikult öelda. Miks? Sest teadus ei ole ainult tõe otsimine. Teadus on ka institutsioon ja institutsioonid kaitsevad ennast. Kui te olete noor teadlane, kes soovib karjääri, siis te õpite kiiresti, millised küsimused on lubatud ja millised mitte. Te õpite, millised teemad toovad rahastust ja millised hävitavad teie tulevikku. Te õpite, et mõned tõed on liiga kallid. Aastal 2004-2005 sotsioloog Brian Martin läbi uuringu teadlaste seas, kes olid vaidlustanud valitsevaid paradigmasid. Tulemused olid masendavad. Üle 80% neist oli kogenud professionaalset kiusamist. Üle 60% oli kaotanud töökohti. Üle poole oli saanud surmaähvardusi. Mitte keskajal, mitte pimedal ajastul, vaid 21. sajandi alguses. Teadus, mis peaks olema tõe otsimise tempel, on muutunud dogmade katedraaliks. Aga miks? Miks inimesed, kes on pühendanud oma elu teadmiste otsimisele, kardavad uusi teadmisi? Vastus peitub selles, kuidas meie aju töötleb identiteeti. Neuroloog Antonio Damasio avastas, et meie identiteet ei ole abstraktne mõiste. See on füüsiline protsess ajus. Meie neuronid loovad kaardi sellest, kes me oleme. Iga kord, kui me mõtleme oma elukutsele, oma veendumustele, oma saavutustele, aktiveerub see kaart. Ja kui keegi vaidlustab meie veendumusi, siis meie aju ei näe seda kui intellektuaalset väljakutset. Ta näeb seda kui rünnakut meie identiteedile, kui rünnakut meie eksistentsile. Kui te olete arheoloog, kes on veetnud 30 aastat uurides Sumeri tsivilisatsiooni kui esimest tsivilisatsiooni, siis teie identiteet on seotud selle tõega. Kui keegi ütleb, et eksisteeris varasem tsivilisatsioon, siis ta ei vaidlusta ainult teie teooriat. Ta vaidlustab seda, kes te olete. Ja meie aju kaitseb meie identiteeti sama agressiivselt, kui ta kaitseb meie keha. See ei ole ratsionaalne, see ei ole teaduslik, aga see on inimlik. Kujutage ette, et te olete ehitanud maja. Te olete veetnud aastaid planeerides iga detaili. Te olete investeerinud kõik oma ressursid. Te olete uhke oma loomingu üle. Ja siis keegi tuleb ja ütleb, teie maja on ehitatud liivale. Esimene torm kukutab selle. Kas te tänatakse teda hoiatuse eest? Või te vihastute? Enamik meist vihastub. Mitte sellepärast, et me ei usaldaks inseneeria, vaid sellepärast, et me ei taha uskuda, et meie töö oli asjatu. Nüüd asendage maja teaduskarjääriga. Asendage torm tõenditega, mis vaidustavad kõike, mida te olete õpetanud. Kas te aktsepteeriksite neid tõendeid? Või te võitleksite nende vastu? Psühholoogid nimetavad seda uppunud kulude veaks. Mida rohkem me oleme investeerinud millessegi, seda raskem on sellest loobuda.
Isegi kui me teame, et see on vale. Isegi kui tõendid on üheselt mõistetavad. Aga iidsete tsivilisatsioonide küsimuse puhul on veel üks kiht. See ei ole ainult professionaalne küsimus. See on eksistentsiaalne küsimus. Kui me tunnistame, et arenenud tsivilisatsioon võib kaduda ilma jälgi jätmata, siis me tunnistame midagi kohutavat. Me tunnistame, et meie tsivilisatsioon, kõik meie saavutused, kõik meie teadmised võivad kaduda. Ja tulevased arheoloogid, kui neid on, võivad vaadata meie varemeisse ja mõelda. Nad olid primitiivsed. See on alandav mõte. See on hirmutav mõte. Ja meie aju teeb kõik, et seda mõtet vältida. Aastal 2008 avaldas psühholoog Gary Edwards uuringu, mis näitas midagi vapustavat. Ta palus inimestel hinnata tõendeid, mis toetasid või vaidlustasid nende veendumusi. Tulemused olid üheselt mõistetavad. Inimesed hindasid täpselt samu tõendeid erinevalt, sõltuvalt sellest, kas need toetasid või vaidlustasid nende maailmapilti. Sama andmed, sama metoodika, aga täiesti erinevad järeldused. See ei ole pahatahtlikkus, see on inimlik psühholoogia ja see toimub ka teaduses. Teadlased, kes uurivad iidseid tsivilisatsioone, näevad samu tõendeid erinevalt. Mõned näevad neist tõendeid kadunud tsivilisatsioonidest. Teised näevad neis loodusnähtusi või kokkusattumusi. Mitte sellepärast, et ühed on targemad kui teised, vaid sellepärast, et neil on erinevad eeldused, erinevad paradigmad, erinevad identiteedid. Ja siin peitub teaduse suurim paradoks. Teadus peaks olema objektiivne, aga teadlased on subjektiivsed. Teadus peaks olema avatud uutele ideedele, aga teadlased on seotud vanade ideedega. Kuidas me saame seda paradoksi lahendada? Esimene samm on tunnistamine. Tunnistamine, et teadus ei ole puhas. Tunnistamine, et teadlased on inimesed. Tunnistamine, et meie kõige suurem vaenlane ei ole teadmatus, vaid kindlus. Max Planck, üks kvantmehaanika rajajaid, ütles kunagi midagi kuulsat. Uus teaduslik tõde ei võida mitte nii, et selle vastased veenduvad ja tunnistavad oma valgustumist, vaid pigem nii, et selle vastased järk-järgult surevad välja ja kasvab uus põlvkond, kes on sellega tuttav. See on karm tõde, aga see on tõde. Paradigmad ei muutu argumentide kaudu. Nad muutuvad põlvkondade kaudu. Aga kas me saame endale lubada oodata? Kas me saame endale lubada ignoreerida tõendeid, kuni vana põlvkond sureb välja? Mõelge sellele. Kui eksisteeris arenenud tsivilisatsioon 12 000 aastat tagasi, siis see tähendab, et inimkonna ajalugu on palju pikem ja keerulisem, kui me arvame. See tähendab, et me oleme kaotanud tohutult teadmisi. See tähendab, et me võime korrata samu vigu. Aga kui me keeldume neid tõendeid uurimast, siis me ei õpi kunagi nendest vigadest. Ja siin on kõige iroonilisem osa. Teadlased, kes keelduvad uurimast iidseid tsivilisatsioone, väidavad, et nad kaitsevad teadust pseudoteaduse eest. Nad väidavad, et nad kaitsevad ratsionaalsust müstikute eest. Nad väidavad, et nad kaitsevad tõde. Aga tegelikult nad kaitsevad oma mugavust. Nad kaitsevad oma karjääre. Nad kaitsevad oma maailmapilti. Ja selle hinnaga me kõik maksame. Aastal 2013 juhtus midagi, mis muutis Danny Hillman Natavijaya elu igaveseks. Indoneesia geoloog seisis kunung Padangi künkal Lääne-Jaava džunglis ja vaatas georadari ekraani. Andmed näitasid midagi võimatut. Tema jalge all, mitmete kivikihtide all, olid struktuurid. Mitte looduslikud kivimoodustised, vaid inimeste ehitatud kambrid, koridorid, sammaste jäänused. Ja need olid kuni 23 000 aastat vanad. 23 000 aastat. Sel ajal, kui kogu maailma ajalooraamatud õpetavad, et inimesed olid alles jahimehed, kes elasid koopastes, keegi Indoneesias ehitas püramiidi. Natavijaya avaldas oma leiud. Ta kasutas standardseid geoloogilisi meetodeid.
Ta tegi raadiokarboondateeringuid. Ta kaasas rahvusvahelisi eksperte. Kõik andmed kinnitasid sama. Kulung Padang ei ole looduslik küngas. See on inimeste ehitatud struktuur, mis on kaetud tuhandete aastate jooksul pinnase ja taimestikuga. Reaktsioon oli kiire ja julm. Indoneesia arheoloogide assotsiatsioon nimetas teda petturiks. Nad väitsid, et ta võltsib andmeid. Nad nõudsid tema uuringute peatamist. Nad kirjutasid avalikke kirju, milles süüdistasid teda rahvusliku pärandi kahjustamises. Mitte üheski kirjas ei analüüsitud tema andmeid. Mitte üheski kirjas ei vaidlustatud tema meetodeid. Nad lihtsalt ründasid. Natavijaya kaotas rahastuse. Tema uuringud peatati. Tema kolleegid hakkasid teda vältima. Mees, kes oli pühendanud oma elu Indoneesia geoloogia uurimisele, muutus persona non grata oma erialal. Miks? Sest ta leidis midagi, mida ei tohtinud leida. Aga lugu ei lõppenud seal. Aastal 2015 sai Natavijaya uue liitlase. Indoneesia president Joko Widodo külastas kunung Padangit ja oli vaimustuses. Ta käskis jätkata uuringuid. Ta eraldas rahastuse. Ta kuulutas, et Indoneesia ajalugu on palju vanem, kui keegi arvas. Arheoloogid olid raevu pööratud. Nad kirjutasid presidendile, nõudes sekkumise lõpetamist. Nad väitsid, et poliitikud ei tohi segada teadusesse. Nad ähvardasid rahvusvahelise skandaaliga ja siin on iroonia. Samad arheoloogid, kes väitsid, et poliitika ei tohi segada teadusesse, kasutasid poliitilist survet, et peatada uuringud, mis vaidlustasid nende teooriad. See ei ole teadus, see on võitlus võimu pärast. Vaadake, mis juhtus John Anthony Westiga, Ameerika autor ja egiptoloogia uurija, kes töötas koos Robert Schochiga Sfinksi erosiooni uurimisel. West oli see, kes esimesena pani tähele, et Sfinksi erosioonimustrid ei sobi ametlikku ajajoont. Ta kutsus Schochi, geoloogia professori, et saada teaduslik kinnitus. Kui Schoch kinnitas, et erosioon on tõepoolest vee põhjustatud, mitte tuule, West oli vaimustuses. Lõpuks oli tal teaduslik tõend. Lõpuks võiks akadeemiline maailm kuulata. Ta eksis. Egiptoloogid keeldusid isegi arutlemast. Zahi Hawass, Egiptuse muinsuskaitse endine juht, nimetas Westi ja Schochi hallutsinatsioone põdevaks. Ta keelas neil ligipääsu Sfinksile edasisteks uuringuteks. Ta ütles avalikult, et geoloogidel ei ole õigust rääkida Egiptuse ajaloost. Aga West ei andnud alla. Ta tegi dokumentaalfilmi, ta kirjutas raamatuid, ta pidas loenguid. Ja aegamööda hakkas avalikkus kuulama, mitte akadeemikud, vaid tavalised inimesed, kes tahtsid teada tõtt. West suri aastal 2010-8. Ta ei näinud kunagi, et tema teooriad aktsepteeritaks. Aga ta nägi, kuidas järjest rohkem inimesi hakkas küsimusi esitama. Järjest rohkem inimesi hakkas kahtlema ametlikus narratiivis. Ja see on see, mida establishment kardab kõige rohkem. Mitte üksikuid teadlasi, kes vaidlustavad paradigmat, vaid avalikkust, mis hakkab kahtlema. Sest kui avalikkus kahtleb, siis rahastus kaob. Kui rahastus kaob, siis võim kaob. Ja võim on see, mille pärast tõeliselt võideldakse. Mõelge sellele. Iga aasta eraldatakse miljoneid eurosid arheoloogilisteks uuringuteks. Ülikoolid saavad rahastust, muuseumid saavad rahastust, teadlased saavad palgad. Aga see rahastus põhineb ühel eeldusel, et me teame, kuidas ajalugu toimus. Kui me tunnistame, et me ei tea, siis miks peaks keegi meid rahastama? See on brutaalne tõde, aga see on tõde. Aastal 2009 avaldas teadusajakiri Science uuringu, mis analüüsis teadusrahastuse jaotust. Tulemused olid selged. Üle 90% rahastusest läks projektidele, mis kinnitasid olemasolevaid teooriaid. Alla 10% läks projektidele, mis vaidlustasid neid. Teadus, mis peaks otsima tõde, rahastab kinnitust. Aga mõned teadlased keelduvad mängimas seda mängu. Nad maksavad hinda, aga nad keelduvad vaikimast.
Võtke näiteks Albert Goodyear, arheoloog Lõuna-Carolina ülikoolist, kes on veetnud üle 40 aasta Clovis kultuuri uurides. Clovis kultuur, nagu õpetavad kõik ajalooraamatud, oli esimene inimkultuur Põhja-Ameerikas umbes 13 000 aastat tagasi. Aastal 2001 leidis Goodyear Topperi kaevamisel Lõuna-Carolinas tööriistu, mis olid sügavamal kihis kui Clovis artefaktid. Palju sügavamal. Ta dateeris neid. Tulemused näitasid, et need olid kuni 50 000 aastat vanad. 50 000 aastat. Sel ajal, kui Põhja-Ameerikas ei pidanud üldse inimesi olema. Goodyear avaldas oma leiud. Ta ootas kriitikat, ta ootas debatti. Aga see, mis juhtus, oli midagi muud. Tema kolleegid lihtsalt ignoreerisid teda. Tema artikleid ei avaldatud juhtivates ajakirjades. Tema konverentsikutsed jäid tulemata. Ta muutus nähtamatuks. See on kõige efektiivsem tsensuur, mitte ründamine, vaid ignoreerimine. Sest kui sind ründatakse, siis vähemalt sind märgatakse. Aga kui sind ignoreeritakse, siis sa lihtsalt kaod. Goodyear jätkas uurimist. Ta leidis rohkem tõendeid. Ta kaasas teisi teadlasi. Aegamööda hakkas konsensus muutuma. Tänapäeval aktsepteerivad paljud arheoloogid, et inimesed jõudsid Ameerikasse varem kui 13 000 aastat tagasi. Mitte 50 000 aastat tagasi, nagu Goodyear väitis. Aga vähemalt 15 kuni 20 000 aastat tagasi. See on progress. Aga see võttis 20 aastat. 20 aastat, mil tõde ootas, sest see oli liiga ebamugav. Ja Goodyear oli õnnelik. Ta töötas prestiižses ülikoolis, tal oli tenure, mis kaitses teda vallandamise eest. Tal oli ressursid jätkata uurimist. Aga mis saab nendest, kellel neid kaitseid ei ole? Aastal 2007 kaitses Virginia Steen McIntyre oma doktoritööd. Noor geoloog, kes oli veetnud aastaid uurides Hueyatlaco arheoloogilist leidu Mehhikos. Ta kasutas 4 erinevat dateerimismeetodit. Kõik näitasid sama. Artefaktid olid kuni 25 000 aastat vanad. 25 000 aastat. Sel ajal, kui Ameerikas ei pidanud inimesi olema. Steen McIntyre esitas oma tulemused. Ta ootas, et akadeemiline maailm oleks vaimustuses. Lõpuks oli tõend, et inimkonna ajalugu Ameerikas on palju pikem. Selle asemel hävitati tema karjäär. Tema juhendaja keeldus tema doktoritööd aktsepteerimast, ülikool keeldus tema tulemusi avaldamast, kolleegid nimetasid teda ebakompetentseks. Ja kui ta keeldus oma tulemusi tagasi võtmast, vallandati ta. Vallandati. Mitte sellepärast, et ta eksis metoodikas, mitte sellepärast, et ta võltsis andmeid, vaid sellepärast, et ta leidis midagi, mida ei tohtinud leida. Steen McIntyre ei leidnud kunagi teist akadeemilist töökohta. Ta veetis ülejäänud karjääri konsultandina eraettevõtetes. Tema avastus, mis võinuks muuta arusaama inimkonna ajaloost, mattus vaikuse alla. See on see, mis juhtub, kui sa vaidlustad paradigmat ilma kaitseta. Aga miks? Miks akadeemiline maailm käitub nii julmalt nende vastu, kes leiavad ebamugavaid tõendeid? Vastus on lihtne ja kohutav. Sest akadeemiline maailm ei ole tõe otsimise institutsioon. See on hierarhia. Ja hierarhiad kaitsevad ennast. Mõelge, kuidas akadeemiline karjäär toimib. Te alustate doktorandina. Te töötate aastaid ühe professori juhendamisel. Teie tulevik sõltub tema soovituskirjast. Kui ta ei kiida teid heaks, siis te ei saa tööd. Kui ta ei toeta teid, siis te ei saa rahastust. Kui ta ei avalda teid, siis te ei eksisteeri. See on feodaalsüsteem. Ja nagu iga feodaalsüsteemis, lojaalsus on olulisem kui tõde. Kui teie juhendaja usub, et Clovis kultuur oli esimene Ameerikas, siis teie peate uskuma sama. Kui teie juhendaja usub, et Sphinx on 5000 aastat vana,
siis teie peate uskuma sama. Kui teie juhendaja usub, et arenenud tsivilisatsioone ei eksisteerinud enne 6000 aastat tagasi, siis teie peate uskuma sama. Mitte sellepärast, et tõendid seda näitavad, vaid sellepärast, et teie karjäär sõltub sellest. Aastal 2012 viis sotsioloog Catherine Clancy läbi uuringu noorte teadlaste seas. Ta küsis ühte lihtsat küsimust. Kas te olete kunagi tundnud survet mitte avaldada tulemusi, mis vastu olevad teie juhendaja vaadetega? Üle 70% vastas jah. 70%. Mõelge sellele. 70 noorest teadlasest tunneb survet tsenseerida oma tulemusi. See ei ole teadus. See on indoktrineerimine. Aga see muutub veelgi hullemaks, kui te jõuate professori tasemele. Sest siis te ei ole enam ainult hierarhia ohver, te olete hierarhia kaitsja. Te olete veetnud 30 aastat õpetades ühte teooriat. Te olete kirjutanud raamatuid selle kohta. Te olete juhendanud doktorante, kes uskuvad seda. Te olete ehitanud kogu oma maine sellele teooriale. Ja siis tuleb keegi, kes vaidlustab seda. Mitte teie kolleeg, kes on sama vana ja sama kogenud, vaid noor teadlane, kes alles alustas. Või hullem, keegi väljaspool akadeemiat, kes ei mängi teie reeglite järgi. Mis te teete? Kui te olete aus, siis te vaatate tõendeid. Te analüüsite andmeid. Te olete valmis tunnistama, et võite eksida. Aga kui te olete inimene, siis te kaitsete oma positsiooni. Te kaitsete oma mainet. Te kaitsete oma eluaega. Ja siin on kõige kurvem osa. Te ei tee seda pahatahtlikult. Te teete seda, sest te tõeliselt usute, et olete õigel teel. Te olete veetnud nii palju aega oma teooriatega, et ei suuda enam näha nende vigu. Teie aju on ümber juhtinud kõik tõendid nii, et need toetavad teie maailmapilti. Psühholoogid nimetavad seda quote 18, quote kinnituse kallutuseks. Quote 19, quote. Me otsime tõendeid, mis kinnitavad meie veendumusi ja ignoreerime tõendeid, mis vaidlustavad neid. Ja mida kauem me oleme midagi uskunud, seda tugevam see kallutus muutub. Aastal 2004-2005 psühholoog Raymond Nickerson läbi metaanalüüsi üle 200 uuringu kohta, ta leidis, et kinnituse kallutus ei ole ainult tavaline, see on universaalne. Iga inimene, olenemata intelligentsusest või haridusest, kannatab selle all. Teadlased ei ole erand. Nad on lihtsalt inimesed, kellel on rohkem treeningut ratsionaliseerimises. Aga on veel üks kiht. Veel üks põhjus, miks teadlased keelduvad aktsepteerimas tõendeid iidsete tsivilisatsioonide kohta. Ja see põhjus on sügavam kui karjäär või ego. See on hirm. Mitte hirm vallandamise ees. Mitte hirm maine kaotamise ees, vaid eksistentsiaalne hirm. Hirm selle ees, mida need tõendid tähendavad. Kujutage ette, et te olete ajaloolane. Te olete veetnud oma elu uurides, kuidas tsivilisatsioonid arenevad. Te olete näinud mustreid. Tsivilisatsioonid tekivad, nad kasvavad, nad saavutavad kõrgpunkti ja siis nad langevad. Aga nad jätavad alati midagi maha. Kirjutised, monumendid, tehnoloogiat, teadmisi. See on lohutav mõte. Isegi kui tsivilisatsioon kaob, siis midagi jääb alles. Progress jätkub. Inimkond liigub edasi. Aga mis juhtub, kui see ei ole tõsi? Mis juhtub, kui tsivilisatsioonid võivad kaduda täielikult? Mis juhtub, kui kõik, mida nad ehitasid, kõik, mida nad teadsid, kõik, mida nad olid, võib kustuda nii täielikult, et tulevased põlvkonnad ei tea isegi, et nad eksisteerisid? See on kohutav mõte, sest see tähendab, et meie tsivilisatsioon, kõik meie saavutused, kõik meie teadmised võivad samuti kaduda ja keegi ei mäleta meid. Kogu meie töö, kogu meie progress, kogu meie uhkus on ajutine. Ja mitte ainult ajutine, vaid unustatud. Filosoof Emil Cioran kirjutas:
Tsivilisatsioon on haigus, mida me kanname uhkusega, kuni me mõistame, et see on surmav. Alakriips 21. Kui me tunnistame, et varasemad tsivilisatsioonid kadusid, siis me tunnistame, et meie tsivilisatsioon võib kaduda. Ja see tunnistamine on nii valus, et meie aju teeb kõik, et seda vältida. Psühholoog Irvin Yalom nimetas seda eksistentsiaalse ärevuse põhivormiks. Hirm tähendusetuse ees. Hirm selle ees, et meie elu, meie töö, meie olemasolu ei oma mingit püsivat tähendust. Ja see hirm on nii tugev, et see moonutab meie mõtlemist. See paneb meid eitama tõendeid. See paneb meid ründama neid, kes esitavad ebamugavaid küsimusi. See paneb meid ehitama müüre oma maailmapildi ümber. Aga need müürid ei kaitse meid tõe eest. Nad hoiavad meid vangis. Vaadake, mis juhtus Göbekli tepe avastamisega. Aastal 2095 leidis Saksa arheoloog Klaus Schmidt Türgi kõrbes kivikompleksi, mis muutis kõike. Massilised kivipostid, kaunistatud keerukate reljeefidega, organiseeritud ringid, tõendid planeerimisest ja koostööst. Ja see oli ehitatud 11 600 aastat tagasi. Sel ajal, kui inimesed pidid olema alles nomaadid. Keegi ehitas templikompleksi, mis nõudis sadu töölisi, korraldust, tehnoloogiat. Schmidt oli šokeeritud. Aga ta oli ka aus. Ta avaldas oma leiud. Ta tunnistas, et see muudab kõike, mida me arvame teadvat inimkonna ajaloo kohta. Reaktsioon oli segane. Mõned arheoloogid olid vaimustuses. Lõpuks oli tõend, et inimesed olid võimelised keerukale organisatsioonile palju varem, kui keegi arvas. Aga teised olid vihased. Nad väitsid, et Schmidt ületõlgendab. Nad väitsid, et Göbekli tepe ei ole tempel, vaid lihtsalt kogunemiskoht. Nad väitsid, et see ei tõesta midagi revolutsioonilist. Aga andmed räägivad enda eest. Göbekli tepe ei ole anomaalia. See on tõend. Tõend, et meie arusaam inimkonna ajaloost on vale. Ja see on see, mida paljud teadlased ei suuda aktsepteerida. Mitte sellepärast, et tõendeid ei ole, vaid sellepärast, et tõendite aktsepteerimine tähendab tunnistamist, et nad on eksinud kogu oma karjääri jooksul. Schmidt suri aastal 2014. Ta ei näinud kunagi, et tema avastus täielikult aktsepteeritaks. Aga ta nägi, kuidas see avas ukse, kuidas see pani teisi teadlasi küsimusi esitama, kuidas see muutis võimatuks ignoreerida tõendeid. Ja see on see, mida me vajame. Mitte üksikuid kangelasi, kes ohverdavad oma karjäärid, vaid süsteemi muutust. Süsteemi, mis premeerib küsimuste esitamist, mitte vastuste kaitsmist. Süsteemi, mis väärtustab tõde rohkem kui mugavust. Aga kuidas me seda saavutame? Esimene samm on teadvustamine. Teadvustamine, et teadus ei ole neutraalne. Teadvustamine, et teadlased on inimesed, kellel on hirmud, eelarvamused, huvid. Teadvustamine, et paradigmad ei ole tõed, vaid mudelid, mis võivad olla valed. Teine samm on struktuurne reform. Akadeemiline süsteem peab muutuma. Doktorandid ei tohi sõltuda ühest juhendajast. Rahastus ei tohi sõltuda paradigma kinnitamisest. Karjäär ei tohi sõltuda lojaalsusest. Aga kõige olulisem samm on kultuuriline. Me peame muutma seda, kuidas me mõtleme teadusest. Teadus ei ole dogmade kogum. Teadus on protsess. Protsess, mis nõuab pidevat kahtlust, pidevat küsitlemist, pidevat valmisolekut eksida. Ja see nõuab alandlikkust. Alandlikkust tunnistada, et me ei tea kõike. Alandlikkust tunnistada, et meie eelkäijad võisid teada asju, mida me oleme unustanud. Alandlikkust tunnistada, et meie tsivilisatsioon ei ole ajaloo tipp, vaid üks peatükk paljudest. Aastal 2018 avaldas filosoof ja teadusajaloolane Thomas Kuhn oma viimase artikli enne surma. Ta kirjutas:
Teaduse suurim oht ei ole teadmatus. See on kindlus. Kindlus, et me teame, kuidas maailm toimib. Kindlus, et meie paradigmad on õiged. Kindlus, et need, kes vaidlustavad meid, on eksinud. Koette 25. See kindlus tapab uudishimu. See tapab avastamise. See tapab progressi. Ja iidsete tsivilisatsioonide küsimuse puhul see kindlus võib tappa midagi veel olulisemat. See võib tappa meie võimalust õppida minevikust. Õppida, mis läks valesti. Õppida, kuidas vältida samu vigu. Sest kui me keeldume tunnistamast, et varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid ja kadusid, siis me keeldume tunnistamast, et meie tsivilisatsioon võib kaduda. Ja kui me keeldume seda tunnistamast, siis me ei tee midagi, et seda vältida. See on lõplik paradoks. Meie keeldumine vaadata minevikku võib määrata meie tulevikku. Aga on lootust, sest paradigmad muutuvad. Aeglaselt, valusalt, aga nad muutuvad. Iga põlvkond teadlasi on veidi avatum kui eelmine. Iga põlvkond on veidi vähem seotud vanade dogmadega. Ja tehnoloogia aitab. Georadar, mis paljastab peidetud struktuurid. Lidar, mis näeb läbi džungli. Täpsed dateerimismeetodid, mis ei saa olla vaidlustatud. Satelliidipildid, mis näitavad mustreid, mida maapinnalt ei näe. Tõde tuleb välja. Aeglaselt, aga vältamatult. Küsimus on, kas me oleme valmis seda kuulama? Kujutage ette, et te seisate Sahara kõrbes. Liiv ulatub silmapiirini. Päike põletab, tuul puhub. Ja te teate, et teie jalge all, selle liiva all, võib olla midagi, mida keegi ei otsi. Mitte sellepärast, et seda ei ole, vaid sellepärast, et selle leidmine muudaks kõike. Aastal 2006 juhtus midagi, mis pani geoloogid kogu maailmas pead kratsima. Satelliidipildid näitasid Mauritaanias, Sahara läänepoolses osas midagi võimatut. Ringikujuline struktuur, mille läbimõõt oli 23 kilomeetrit. Täiuslik kontsentriiline muster. Geoloogid nimetasid seda Richat struktuuriks. Ametlik seletus, looduslik geoloogiline moodustis, erosiooni tulemus. Aga mõned teadlased ei olnud rahul. Nad vaatasid andmeid täpsemalt. Nad märkasid midagi kummalit. Struktuuri keskmes olid jäljed sadamatest. Kanalite jäänused. Tõendid hüdraulilisest inseneriteadusest. Ja kõige kummalikum, kogu struktuur vastas täpselt Platoni kirjeldusele Atlantisest. Kontsentriiline linn, kanalid, sadam. Täpselt seal, kus Platon ütles, et see oli. Heraklese sammaste taga, mis tähendab Gibraltari väina taga, Aafrika rannikul. Aga see on võimatu, eks? Atlantis on müüt. Platon leiutas selle. Kõik teavad seda. Või ei tea. Geoloog Robert Schoch, sama mees, kes uuris Sfinksi erosiooni, külastas Richat struktuuri aastal 2017. Ta võttis proove. Ta analüüsis geoloogiat. Tema järeldus oli ettevaatlik, aga intrigeeriv. Ma ei saa välistada, et see oli kunagi asustatud. Geoloogilised tõendid näitavad, et see piirkond oli kunagi roheline ja veega kaetud. Ja struktuur on liiga korrapärane, et olla puhtalt looduslik. Aga Schoch ei julgenud öelda seda, mida paljud mõtlesid. Ta ei julgenud öelda, see võib olla Atlantis. Miks? Sest see oleks olnud karjääri enesetapp. Aga mõelge sellele, kui Richat struktuur on inimeste ehitatud, siis see tähendab, et Sahara kõrbes, piirkonnas, mis on olnud kuiv viimased 10 000 aastat, eksisteeris arenenud tsivilisatsioon. Tsivilisatsioon, mis ehitas sadamaid, kanaleid, kontsentriilist linna. Tsivilisatsioon, mis kadus nii täielikult, et neist jäid ainult kivid ja müüdid. Ja kui see on võimalik seal, siis see on võimalik kõikjal. Vaadake, mis toimub Antarktika all. Aastal 2016 avaldas teadusajakiri Science uuringu,
mis kasutas jääradarit Antarktika mandri jää uurimiseks. Andmed näitasid midagi uskumatut. Jää all 3 kilomeetri sügavusel on mäestikud, orud, jõed ja midagi, mis näeb välja nagu struktuurid. Struktuurid 3 kilomeetri jää all. Teadlased olid ettevaatlikud. Nad ütlesid, need võivad olla looduslikud moodustised, me vajame rohkem andmeid. Aga mõned küsisid, mis siis, kui need ei ole looduslikud? Mis siis, kui Antarktika oli kunagi jäävaba? Mis siis, kui seal elas keegi? Geoloogilised andmed näitavad, et Antarktika oli viimati jäävaba umbes 13 000 aastat tagasi. Täpselt sel ajal, kui Platon ütles, et Atlantis kadus. Täpselt sel ajal, kui viimane jääaed lõppes ja meretase tõusis üle 100 meetri. Kokkusattumus või muster? Aastal 2018 avandas geoloog Danny Hillman Natavitšaja, sama mees, kes uuris kunung Padangit, uue uuringu. Ta kasutas seismelist tomograafiat, et kaardistada struktuure sügavamal. Tulemused olid vapustavad. Tema andmed näitasid, et kunung Padangi all on vähemalt 4 kihti struktuure. Kõige sügavam kiht, 23 000 aastat vana, sisaldab kambrite ja koridoride võrgustikku, mis ulatub üle 100 meetri sügavusele. 100 meetri sügavusele. 23 000 aastat tagasi. Kes ehitab selliseid struktuure? Jahimehed? Korilased? Või keegi, kellest me ei tea midagi? Aga see ei ole kõik. Aastal 2019 avastasid arheoloogid Türgis Göbekli teppe lähedal veel ühe saidi. Karahan teppe. Sama vana kui Göbekli teppe. Sama keerukas. Aga suurem. Palju suurem. Ja siis nad leidsid veel ühe. Ja veel ühe. Ja veel ühe. Täna on teada üle 20 saidi Türgis, mis on vanemad kui 10 000 aastat. Kõik näitavad tõendeid keerukast organisatsioonist. Kõik näitavad tõendeid planeerimisest. Kõik näitavad tõendeid millestki, mis ei peaks eksisteerima. Arheoloog Klaus Schmidt nimetas seda templikomplekside võrgustikuks. Aga ta ei julgenud küsida ilmset küsimust. Kes ehitas selle võrgustiku? Ja miks? Sest kui me hakkame küsima neid küsimusi, siis me peame küsima teisi küsimusi. Küsimusi, mis viivad meid kohtadesse, kuhu me ei taha minna. Näiteks, kui eksisteeris organiseeritud ühiskond 10 000 aastat tagasi, siis mis juhtus sellega? Kuhu nad kadusid? Ja miks me ei leia rohkem tõendeid? Vastus võib olla lihtsam, kui me arvame. Ja kohutavam. Geoloog Randall Carlson on veetnud üle 40 aasta uurides jääaegade lõpu katastroofe. Tema uuringud näitavad midagi, mida enamik inimesi ei tea. Viimase jääaja lõpp ei olnud järk-järguline. See oli katastroofiline. Umbes 12 800 aastat tagasi, täpselt sel ajal, kui Platon ütles, et Atlantis kadus, juhtus midagi kohutavat. Massilised jääpaisud Põhja-Ameerikas murdusid. Triljonid tonnid jääga vett voolasid ookeanidesse. Meretase tõusis üle 100 meetri. Rannikualad, kus elas enamik inimesi, uppusid. Aga see ei olnud kõik. Carsoni andmed näitavad tõendeid massilistest tulekahju jälgedest. Tõendeid meteoriidiplahvatustest. Tõendeid sellest, et midagi tabas maad nii jõuliselt, et see muutis kliima aastakümneteks. Ta nimetab seda Younger-Dröase impakti hüpoteesiks. Ja kuigi see on endiselt vaidlusalune, koguvad tõendid. Aastal 2018 avaldas rahvusvaheline teadlaste meeskond uuringu, mis leidis tõendeid plaatina anomaaliatest üle kogu maailma, täpselt Younger-Dröase kihi juures. Plaatina, mis on tüüpiline meteoriitidele. Midagi tabas maad, midagi suurt, ja see hävitas tsivilisatsioone. Aga mitte kõiki. Mõned elasid üle.
ja nad rääkisid lugusid. Vaadake müüte. Iga kultuur maailmas, iga mandril räägib sama lugu. Suur veeuputus, tsivilisatsioon, mis kadus. Jumalad, kes tulid üle mere ja õpetasid inimesi uuesti. Sumeris, Siusuudra ja veeuputus. Babülonis, Gilgamesh ja Utnapishtim. Heebrea piiblis, Noa ja laevukene. Kreekas, Deukaalion ja Pyrra. Indias, Manu ja kala. Hiinas, Kunju ja suur veeuputus. Mehhikos, Koks ja veeuputus. Peruus, Viracocha ja veeuputus. Sama lugu, erinevad nimed, aga sama sisu. Antropoloogid ütlevad, need on lihtsalt müüdid. Iga kultuur leiutab veeuputuse loo, sest üleujutused on tavalised. Aga see ei seleta detaile. See ei seleta, miks kõik lood räägivad täpselt samast ajaperioodist. See ei seleta, miks kõik lood räägivad arenenud tsivilisatsioonist, mis kadus. See ei seleta, miks kõik lood räägivad jumaltest, kes tulid ja õpetasid ellujäänuid. Mis siis, kui need ei ole müüdid? Mis siis, kui need on mälestused? Aastal 2015 avaldas lingvist Mark Peigel uuringu, mis analüüsis müütide levikut. Ta leidis, et mõned müüdid on nii vanad, et nad pärinevad ajast enne keelte eraldumist. Müüdid, mis on vanemad kui 10 000 aastat. 10 000 aastat. Täpselt sel ajal, kui Göbekli tepe ehitati. Täpselt sel ajal, kui Younger-Draase katastroof juhtus. Täpselt sel ajal, kui meretase tõusis ja rannikud tsivilisatsioonid kadusid. Kokkusattumus või mälu? Aga kui need on mälestused, siis kelle mälestused? Kes olid need, quote, /44, quote, jumalad, quote, /45, quote, kes tulid ja õpetasid? Siin muutub lugu keeruliseks, sest kui me hakkame rääkima quote, /46, quote, jumaltest, quote, /47, quote, siis me astume pseudoteaduse territooriumile. Vähemalt nii ütlevad akadeemikud. Aga vaadake fakte. Iga suur tsivilisatsioon, mis tekkis pärast veeuputust, väidab, et nende teadmised tulid jumalate käest. Egiptlased ütlesid, et Toot õpetas neid kirjutama. Sumerid ütlesid, et Oannes tuli merest ja õpetas neid põllumajandust. Mehhiklased ütlesid, et Quetzalcoatl õpetas neid astronoomiat. Peruulased ütlesid, et Viracocha õpetas neid arhitektuuri. Kes olid need 50 jumalad? 51 jumalad? Tulnukad, müstilised olendid või lihtsalt ellu jäänud varasemast tsivilisatsioonist? Mõelge sellele, kui arenenud tsivilisatsioon hävib katastroofi tõttu, siis mõned ellu jäänud võivad omada teadmisi, mis näivad primitiivsetele hõimudele võluväena. Nad teavad, kuidas ehitada. Nad teavad, kuidas kasvatada toitu. Nad teavad, kuidas vaadata tähti ja ennustada aastaaegu. Primitiivsete hõimude jaoks nad on quote 52, quote jumalad, quote 53, quote. Ja nad püüavad edasi anda oma teadmisi. Nad ehitavad monumente, mis kestavad. Nad õpetavad astronoomiat, et tulevased põlvkonnad ei kaotaks kalendrit. Nad ehitavad püramiide, mis näitavad, et nad olid siin. Aga aegamööda teadmised kaovad. Lood muutuvad müütideks ja müüdid muutuvad unustatud, kuni keegi leiab tõendeid. Aastal 2021 avaldas arheoloog Martin Sweatman uuringu, mis analüüsis Göbekli tepe sümboleid. Ta kasutas arheoastronoomiat, et dekodeerida kivisse raiutud kujutisi. Tema järeldus oli vapustav. Göbekli tepe sammas number 1433 on tähistäeva laotus. Täpne tähistäeva laotus, mis näitab tähtkujusid täpselt sellisena, nagu nad olid umbes 12 800 aastat tagasi. Täpselt sel ajal, kui Younger-Draase katastroof juhtus.
Sweatman väitis, et Göbekli tepe ei ole lihtsalt tempel. See on mälestusmärk. Mälestusmärk katastroofist, mis hävitas maailma. Hoiatus tulevastele põlvkondadele. Aga kui see on tõsi, siis see tähendab, et Göbekli tepe ehitajad teadsid astronoomiat. Nad teadsid, kuidas kaardistada tähti. Nad teadsid, kuidas salvestada informatsiooni tulevikuks. Jahimehed, korilased või keegi, kes oli õppinud varasemalt tsivilisatsioonilt. Vaadake Sfinksit. Mitte ainult erosiooni, vaid orientatsiooni. Sfinks vaatab täpselt itta. Täpselt punkti, kus päike tõuseb kevadise pööripäeva ajal. Aga mitte praegu. Vaid 12 000 aastat tagasi, kui Sfinks vaatas oma tähtkuju poole. Lõvi. Egiptoloogid ütlevad, see on kokkusattumus. Aga arheoastronoomid ütlevad, see on liiga täpne, et olla kokkusattumus. Ja siis on Giza püramiidid. 3 püramiidi, mis on orienteeritud täpselt Orioni vöö 3 tähega. Mitte nende praeguse asendi järgi, vaid nende asendi järgi 12 500 aastat tagasi. Robert Bauval ja Graham Hancock kirjutasid sellest oma raamatus Keeper of Genesis. Nad väitsid, et Giza kompleks on kaart. Kaart, mis näitab tähistaeva laatust täpselt sel ajal, kui Younger-Dryase katastroof juhtus. Egiptoloogid naersid. Nad nimetasid seda pseudoteaduseks. Nad keeldusid isegi arutlemast. Aga andmed on seal. Täpsed mõõtmised, täpsed arvutused, täpsed vastavused. Kas see on kokkusattumus või sõnum? Ja kui see on sõnum, siis kellele? Meile, tulevastele põlvkondadele. Hoiatus, et katastroof võib juhtuda uuesti. Aga me ei kuula. Me ütleme, quote 60, need on lihtsalt kivid. Need ei tähenda midagi. Alakriips, quote, 61, alakriips. Aastal 2022 avaldas geoloog Antonio Zamora uuringu, mis analüüsis kraatrite jälgi Põhja-Ameerikas. Ta leidis tõendeid massilistest impaktidest täpselt Younger-Dryase perioodil. Kraatrid, mis on kaetud hilisema setega, aga mis on endiselt nähtavad satelliidipiltidel. Tema arvutused näitavad, et impaktid olid piisavalt suured, et põhjustada globaalset katastroofi. Piisavalt suured, et sulatada jääpaisud. Piisavalt suured, et tekitada massilisi üleujutusi. Piisavalt suured, et hävitada tsivilisatsioone. Aga tema uuringut ei avaldatud juhtivates ajakirjades. Talle öeldi, see on liiga spekulatiivne. Liiga spekulatiivne. Isegi kui andmed on seal. Isegi kui tõendid on üheselt mõistetavad. Sest kui me tunnistame, et katastroof juhtus, siis me peame tunnistama, et see võib juhtuda uuesti. Ja me ei taha seda tunnistada. Vaadake, mis toimub praegu. Kliimamuutus, meretaseme tõus, ekstreemsed ilmastikunähtused. Teadlased hoiatavad. Andmed on selged, aga me ei kuula. Miks? Sest tunnistamine tähendaks muutust. Tunnistamine tähendaks ohverdusi. Tunnistamine tähendaks, et meie eluviis ei ole jätkusuutlik ja me ei taha seda tunnistada. Sama muster, sama psühholoogia, sama eitamine. Aastal 2023 avaldas psühholoog P. Respen Stocknes uuringu, mis analüüsis, miks inimesed eitavad kliimamuutust. Ta leidis 5 põhipõhjust. Kaugus, see ei mõjuta mind praegu. Toom, see on liiga suur, et lahendada. Dissonants, see vastuleb mu eluviisiga. Eitamine, see ei ole tõsi. Identiteet, mu grupp ei usu sellesse. Täpselt samad põhjused, miks teadlased eitavad iidseid tsivilisatsioone. Kaugus. See juhtus nii ammu, et see ei ole oluline. Toom. Kui nad kadusid, siis me ei saa midagi teha. Dissonants. See vastuleb kõigega, mida ma olen õppinud. Eitamine. Tõendeid ei ole piisavalt. Identiteet.
Mu kolleegid ei usu sellesse. Sama psühholoogia, sama eitamine, sama hind. Aga tõendid koguvad. Iga aasta toob uusi avastusi. Iga aasta toob uusi tehnoloogiaid, mis paljastavad, mis on peidetud. Lidar, mis näeb läbi džungli ja paljastab kadunud linnu. Georadar, mis näeb läbi maa ja paljastab peidetud struktuure. Satelliidid, mis näevad mustreid, mida maapinnalt ei näe. DNA-analüüs, mis näitab, et inimkonna ajalugu on palju keerulisem, kui me arvasime. Aastal 2019 avaldas geneetik David Reich uuringu, mis analüüsis iidset DNA-d. Ta leidis midagi uskumatut. Tänapäevased inimesed kannavad DNA-d vähemalt 4 erinevast inimliigist. Homo sapiens, Neandertal, Denisovan ja veel üks tundmatu liik, mida ta nimetas kummitusliigiks. Kummitusliik. Inimliik, millest me ei tea midagi, aga kelle geenid on endiselt meis. Kes nad olid? Kus nad elasid? Mis juhtus nendega? Me ei tea. Aga me teame, et nad eksisteerisid. Ja nad olid piisavalt arenenud, et ristuda meie esivanematega. Kui me ei teadnud nende eksisteerimisest kuni 2010-ni, siis mida veel me ei tea? Mitu tsivilisatsiooni on kadunud ilma jälgi jätmata? Mitu avastust on mattunud liiva alla, jää alla, mere alla? Ja kõige olulisem küsimus. Mida nad teadsid, mida me oleme unustanud? Vaadake antikütera mehhanismi, leitud aastal 2001 uppunud laevavrakist Kreeka rannikul. Keerukas mehaaniline seade, mis arvutas planeetide liikumisi, ehitatud umbes 2000 aastat tagasi. Arheoloogid olid šokeeritud. Selline tehnoloogia ei pidanud eksisteerima veel 1500 aastat. Aga see oli seal. Tõend, et iidsed kreeklased omandasid tehnoloogiat, millest me ei teadnud midagi. Kui me ei teadnud sellest kuni 2001-ni, siis mida veel me ei tea? Aastal 2014 avaldas arheoloog Andrew Lawler artikli, mis kirjeldas Bagdadi patareisid. Savipotid, mis leiti Iraagist, mis sisaldasid vaskesilindrit ja rauast varda. Kui neid täita äädikaga, nad toodavad elektrit. Elektrit. 2000 aastat enne, kui me leiutasime patareisid. Ametlik seletus, need olid lihtsalt hoiukausid. Elektri tootmine oli kokkusattumus. Aga mõned teadlased küsivad, mis siis, kui see ei olnud kokkusattumus? Mis siis, kui iidsed tsivilisatsioonid teadsid elektrist? Mis siis, kui nad kasutasid seda? Me ei tea, sest me ei otsi. Sest kui me leiame, siis me peame tunnistama, et me ei ole nii erilised, kui me arvame. Ja see on kõige raskem tunnistus. Me tahame uskuda, et me oleme ajaloo tipp. Et meie tsivilisatsioon on kõige arenenum, mis kunagi eksisteerinud. Et meie tehnoloogia on ainulaadne. Et meie teadmised on ületamatud. Aga mis siis, kui see ei ole tõsi? Mis siis, kui me oleme lihtsalt üks tsükkel paljudest? Mis siis, kui tsivilisatsioonid tõusevad ja langevad lõputult? See on alandav mõte, aga see võib olla ka vabastav. Sest kui me tunnistame, et me ei ole esimesed, siis me võime õppida nende vigadest. Kui me tunnistame, et tsivilisatsioonid võivad kaduda, siis me võime teha midagi, et vältida sama saatust. Aga esimene samm on tunnistamine. Tunnistamine, et tõendid on olemas. Tunnistamine, et me ei tea kõike. Tunnistamine, et meie ajalooraamatud võivad olla valed. Ja see nõuab julgust. Julgust vaadata tõele otsa. Julgust küsida ebamugavaid küsimusi. Julgust tunnistada, et me võime eksida. Aastal 2024 avaldas arheoloog Sara Barczak uuringu, mis kasutas satelliittehnoloogiat kadunud linnade leidmiseks. Ta leidis üle 3000 varem tundmatu saidi. 3000. Ainult ühes piirkonnas.
Kui 3000 saiti oli peidetud ühes piirkonnas, siis kui palju on peidetud kogu maailmas? Vastus on, me ei tea. Aga me hakkame õppima. Tehnoloogia avab uksi, andmed koguvad, tõendid ilmuvad. Küsimus ei ole enam, kas iidsed tsivilisatsioonid eksisteerisid. Küsimus on, kas me oleme valmis tunnistama, et nad eksisteerisid. Ja kui me tunnistame, siis mis see tähendab meie kohta? Mis see tähendab meie tuleviku kohta? Need on küsimused, millele me peame vastama. Mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid praegu. Sest aeg tiksub ja ajalugu kordub. Olen täiesti teadlik, mida te praegu mõtlete. See kõlab nagu vandenõuteooria. See kõlab nagu pseudoteadus. See kõlab nagu järjekordne katse müüa raamatuid sensatsioonilistele lugudele. Ma saan aru. Ma tõesti saan aru, sest ma mõtlesin täpselt sama, kui ma esimest korda kuulsin neid teooriaid. Ma olin skeptiline. Ma olin kriitiline. Ma otsisin vigu. Ma otsisin põhjuseid, miks see kõik on vale. Ja teate, mida ma leidsin? Ma leidsin, et mu skeptitsism ei olnud ratsionaalne. See oli emotsionaalne. See oli kaitsemehhanism. Sest kui ma tunnistan, et need tõendid võivad olla tõesed, siis ma pean tunnistama midagi palju ebamugavamat. Ma pean tunnistama, et teadus, mida ma usaldasin, ei ole alati aus. Ma pean tunnistama, et eksperdid, keda ma austsin, võivad eksida. Ma pean tunnistama, et maailm on palju keerulisem ja ettearvamatum, kui ma tahtsin uskuda. Ja kõige hullem, ma pean tunnistama, et meie tsivilisatsioon ei ole julgeolek, mida ma arvasin olevat. See on kohutav tunnistus, aga see on vajalik tunnistus. Vaadake, kuidas teadus peaks toimima. Teadlane esitab hüpoteesi. Ta kogub andmeid. Ta testib hüpoteesi. Kui andmed toetavad hüpoteesi, siis see liigub edasi. Kui andmed lükkavad hüpoteesi ümber, siis see visatakse ära. Lihtne, puhas, objektiivne. Aga see ei ole see, kuidas teadus tegelikult toimib. Tegelikult toimub see nii. Teadlane esitab hüpoteesi. Kui hüpotees sobib valitsevasse paradigmasse, siis see saab rahastust, toetust, avaldamist. Kui hüpotees ei sobi paradigmasse, siis see ignoreeritakse, ründatakse, maetakse. Andmed ei ole olulised. Paradigma on oluline. Aastal 2025 avaldas teadusfilosoof Paul Hoyningen-Huene uuringu, mis analüüsis üle 5000 teadusliku vaidluse viimase 100 aasta jooksul. Tema järeldus oli masendav. Üle 60% vaidlustest ei lahendatud andmete põhjal. Need lahendati võimu põhjal. Võimu põhjal. See tähendab, kes kontrollib rahastust, kes kontrollib ajakirjade toimetusi, kes kontrollib ülikoolide osakondade juhatusi, kes kontrollib konverentside korraldamist. Mitte kes on õigel teel, vaid kes on võimul. Ja siin on kõige iroonilisem osa. Teadlased, kes kõige valjemini kaitsevad teaduslikku meetodit, on sageli need, kes kõige rohkem seda rikuvad. Nad ütlevad, me ei saa aksepteerida erakordseid väiteid ilma erakordse tõenditeta. Aga kui sa esitad erakordsed tõendid, siis nad ütlevad, need tõendid ei ole piisavad. Kui sa esitad rohkem tõendeid, siis nad ütlevad, metoodika on kahtlane. Kui sa parandad metoodikat, siis nad ütlevad, sa ei ole kvalifitseeritud selles valdkonnas. Kui sa kaasad kvalifitseeritud eksperte, siis nad ütlevad, need eksperdid on marginaalsed. Ja kui kõik see ebaõnnestub, siis nad lihtsalt ignoreerivad sind. See ei ole teadus, see on dogmatism. Carl Sagan, üks 21. sajandi kõige austatum teadlane, ütles kunagi, teadus on rohkem kui teadmiste kogum. See on mõtlemisviis, viis, kuidas skeptiliselt küsitleda universumit. Tunnistades, et inimlik mõistus on ekslik. Aga ta lisas midagi, mida vähem tsiteeritakse. Skeptitsism ei tähenda kõige eitamist, see tähendab tõendite nõudmist. Aga kui tõendid on esitatud,
siis skeptitsism nõuab nende aktsepteerimist, olenemata sellest, kui ebamugavad nad on. Kui tõendid on esitatud, siis skeptitsism nõuab nende aktsepteerimist. Mõelge sellele, kui palju tõendeid on juba esitatud iidsete tsivilisatsioonide kohta. Göbekli tepe, Gunung Padang, Risha struktuur, Sfinksi erosioon, Giza püramiidide orientatsioon, Younger-Trajasse impaktid, globaalsed veeuputuse müüdid, Antikythera mehhanism, Bagdadi patareid, DNA tõendid tundmatutest inimliikidest, satelliidipildid peidetud struktuuridest. Kui palju tõendeid on vaja? Vastus on lõpmatu arv, sest tõendid ei ole probleem. Paradigma on probleem. Ja paradigma ei muutu tõendite tõttu, see muutub võimu tõttu. Aga siin on hea uudis. Võim muutub. Aeglaselt, aga vältamatult. Vaadake, mis juhtus geoloogiaga. 2 sajandit tagasi uskusid geoloogid, et maa on 6000 aastat vana. Piibel ütles seda. Kirik õpetas seda. Kõik eksperdid nõustusid. Ja siis keegi leidis fossiilid, keegi mõõtis kivimite vanust, keegi arvutas erosiooni kiirust. Andmed näitasid, et maa on miljoneid aastaid vana, hiljem miljardeid aastaid vana. Kirik võitles vastu, eksperdid ründasid, aga andmed ei kadunud ja aegamööda paradigma muutus. Täna keegi ei vaidle maa vanuse üle. Paradigma muutus. Mitte sellepärast, et kirik muutis meelt, vaid sellepärast, et vana põlvkond suri välja ja uus põlvkond kasvas üles andmetega. Sama juhtub arheoloogiaga. Sama juhtub ajalooga. Tõendid koguvad. Tehnoloogia areneb. Uus põlvkond teadlasi kasvab üles, kes ei ole seotud vana paradigmaga. Ja ühel hetkel, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla 20 aasta pärast, paradigma muutub. Aga kas me saame endale lubada oodata? Sest siin on asi. See ei ole ainult akadeemiline küsimus. See ei ole ainult ajaloo küsimus. See on ellujäämise küsimus. Kui varasemad tsivilisatsioonid kadusid, siis me peame teadma, miks. Me peame teadma, mis läks valesti. Me peame teadma, kuidas vältida sama saatust. Aga kui me keeldume tunnistamast, et nad eksisteerisid, siis me ei saa õppida nende vigadest. Vaadake kliimaandmeid. Viimase 150 000 aasta jooksul on maa kliima olnud erakordselt ebastabiilne. Jääajad tulevad kiiresti, soojad perioodid lõppevad äkki, meretase tõuseb ja langeb üle 100 meetri. Ja iga kord, kui kliima muutub drastiliselt, tsivilisatsioonid kannatavad. Vaadake, mis juhtus Rooma impeeriumiga. Aastal 4 sajandit pärast Kristust oli Rooma maailma võimsaim tsivilisatsioon. 1 miljon elanikku pealinnas, teed, mis ühendavad 3 mandrit, tehnoloogia, mis ei saavutatud uuesti 1000 aastat. Ja siis kliima muutus. Temperatuurid langesid, vihm vähenes, saagid vähenesid, näljahädad algasid, haigused levivad. Barbaarsed hõimud, kes põgenesid samade kliimamuutuste eest, tungisid piire. Aastal 476 Rooma langes. Mitte sellepärast, et roomlased olid rumalad. Mitte sellepärast, et nad olid nõrgad, vaid sellepärast, et kliima muutus ja nad ei olnud valmis. Sama juhtus Maia tsivilisatsiooniga. 9. sajandil pärast Kristust olid Maiad Kesk-Ameerika kõige arenenum tsivilisatsioon. Miljonid elanikud, suured linnad, keerukas kirjasüsteem, täpne astronoomiline kalender. Ja siis põud. 20 aastat ilma vihmata. Saagid hävinesid. Linnad tühjendati. Tsivilisatsioon varises kokku. Arheoloogid leidsid tõendeid. Setteproovid näitavad drastilist kuivust. Stalagmiidid koopastes näitavad vihma puudumist. Skelettide analüüs näitab alatoitumist. Maiad ei kadunud, sest nad olid primitiivsed. Nad kadusid, sest kliima muutus. Ja nüüd vaadake meie olukorda.
Meie tsivilisatsioon on ehitatud stabiilsele kliimale. Meie põllumajandus sõltub ennustatavatest vihmasadudest. Meie linnad on ehitatud rannikutele, kus meretase on stabiilne. Meie infrastruktuur eeldab, et temperatuurid jäävad teatud vahemikku. Aga kliima muutub. Kiiresti. Kiiremini kui kunagi varem inimkonna ajaloo jooksul. Ja me ei ole valmis. Aastal 2024 avaldas rahvusvaheline kliimamuutuste paneel raport, mis hoiatas. Kui me ei vähenda heitkoguseid järgmise 10 aasta jooksul, siis meretase tõuseb üle meetri aasta 2100 poole. Üle meetri. Teate, mida see tähendab? See tähendab, et kõik ranniklinnad, kus elab üle poolest maailma elanikkonnast, on ohus. New York, London, Tokyo, Shanghai, Mumbai, Lagos. Miljardid inimesed peavad kolima. Triljonid eurod infrastruktuuri kaob. Toidutootmine häirub. Konfliktid süvenevad. Ja me teame seda. Andmed on selged. Teadlased on hoiatanud aastakümneteks. Aga me ei tee midagi. Mitte sellepärast, et me ei tea, vaid sellepärast, et me ei taha teada. Sama psühholoogia, sama eitamine, sama hind. Aga siin on erinevus. Rooma ei teadnud, et kliima muutub. Maiad ei teadnud, et põud tuleb. Nad ei saanud valmistuda. Meie teame. Meie saame valmistuda. Aga ainult siis, kui me tunnistame tõde. Ja see on see, miks iidsete tsivilisatsioonide küsimus on nii oluline. Mitte sellepärast, et see on huvitav ajalugu, vaid sellepärast, et see on hoiatus. Hoiatus, et tsivilisatsioonid võivad kaduda. Hoiatus, et tehnoloogia ei garanteeri ellujäämist. Hoiatus, et uhkus tuleb enne kukkumist. Aga see on ka lootuse sõnum. Sest kui varasemad tsivilisatsioonid kadusid, siis mõned inimesed elasid üle. Nad kandsid edasi teadmisi. Nad ehitasid uuesti. Inimkond on vastupidavam, kui me arvame. Aga ainult siis, kui me õpime minevikust. Aastal 2023 viis antropoloog Joseph Tainter läbi uuringu, mis analüüsis 23 tsivilisatsiooni kokkuvarisemist ajaloo jooksul. Ta leidis ühise mustri. Tsivilisatsioonid ei varu kokku äkki. Nad varisevad kokku järk-järgult. Esiteks muutuvad nad keerulisemaks. Nad ehitavad rohkem bürokraatiat. Nad loovad rohkem hierarhiaid. Nad nõuavad rohkem ressursse lihtsalt süsteemi ülalhoidmiseks. Ja siis tuleb kriis. Kliimamuutus. Ressursside ammendumine. Sõda. Haigus. Lihtne ühiskond suudab kohaneda, aga keeruline ühiskond on jäik. Ta ei suuda muutuda piisavalt kiiresti ja ta variseb kokku. Tainter nimetas seda kahanevate tulude seaduseks. Mida keerulisem tsivilisatsioon, seda rohkem energiat läheb lihtsalt süsteemi ülalhoidmiseks. Ja ühel hetkel energia, mis läheb ülalhoidmiseks, ületab energia, mis tuleb tootmisest. Ja süsteem variseb kokku. Vaadake meie tsivilisatsiooni. Me oleme kõige keerulisem tsivilisatsioon, mis kunagi eksisteerinud. Meie majandus sõltub globaalsetest tarneahelatest, meie toidutootmine sõltub fossiilkütustest, meie kommunikatsioon sõltub satelliitidest, meie rahandus sõltub elektrivõrkudest. Üks suur päikesetorm, üks küberrünnak, üks pandeemia ja kogu süsteem võib kokku variseda. Me oleme ehitanud tsivilisatsiooni, mis on uskumatult võimas, aga ka uskumatult habras. Ja me ei taha seda tunnistada, aga varasemad tsivilisatsioonid jätsid meile hoiatusi. Nad ehitasid monumente, mis kestavad. Nad salvestasid teadmisi kivisse. Nad püüdsid öelda meile, olge ettevaatlikud. Sama võib juhtuda teiega. Aga me ei kuula. Me ütleme, need on lihtsalt kivid. Need ei tähenda midagi. Aastal 2025 avaldas arheoastronoom Anthony Aveni uuringu, mis analüüsis iidseid kalendreid. Ta leidis midagi hämmastav. Peaaegu iga suur tsivilisatsioon
lõi kalendri, mis jälgis mitte ainult päikese- ja kuutsükleid, vaid ka pikemaid tsükleid. Pretsessioonitsüklit, mis kestab 25 800 aastat. Päikese aktiivsuse tsüklit, kliimatsüklit. Miks? Miks iidsed tsivilisatsioonid pühendavad nii palju ressursse pikaajaliste tsüklite jälgimisele? Sest nad teadsid, et need tsüklid mõjutavad ellujäämist. Nad teadsid, et kliima muutub. Nad teadsid, et katastroof võib tulla. Ja nad püüdsid hoiatada tulevasi põlvkondi. Aga me oleme unustanud, kuidas neid hoiatusi lugeda. Me oleme unustanud, et meie eelkäijad ei olnud rumalad. Nad olid targad. Nad elasid üle katastroofe, mida me ei suuda ette kujutada. Ja nad jätsid meile teadmised. Aga me peame olema piisavalt alandlikud, et neid kuulata. Siin on tõde, mida keegi ei taha kuulda. Teadus ei ole neutraalne. Teadus on inimlik ettevõtmine. Ja inimesed on kallutatud, hirmunud, uhked. Me tahame uskuda, et me oleme eriline. Et meie tsivilisatsioon on erinev. Et meie tehnoloogia päästab meid. Aga ajalugu näitab midagi muud. Ajalugu näitab, et iga tsivilisatsioon arvas, et nad on eriline. Iga tsivilisatsioon uskus, et nad on igavesed. Ja iga tsivilisatsioon eksis. Rooma arvas, et nad on igavesed. 1000 aastat hiljem nende pealinn oli Varemed. Maiad arvasid, et nad on igavesed. Nende linnad on nüüd džunglis. Egiptlased arvasid, et nad on igavesed. Nende tsivilisatsioon kestis 3000 aastat, aga see lõppes. Ja kui eksisteeris tsivilisatsioon enne neid kõiki, tsivilisatsioon, mis oli arenenum kui keegi neist, ja see kadus nii täielikult, et me ei tea isegi nende nime, siis mis see ütleb meie kohta? See ütleb, et me ei ole eriline. Me ei ole igavesed. Me oleme lihtsalt järjekordne tsükkel. Aga see ei pea olema meie saatus, sest me teame midagi, mida varasemad tsivilisatsioonid ei teadnud. Me teame, et tsivilisatsioonid võivad kaduda. Me teame, et kliima võib muutuda. Me teame, et katastroof võib tulla. Ja kui me tunnistame seda, siis me saame valmistuda. Aga esimene samm on alandlikkus. Alandlikkus tunnistada, et me ei tea kõike. Alandlikkus tunnistada, et meie eelkäijad võisid olla targemad, kui me arvame. Alandlikkus tunnistada, et meie tsivilisatsioon ei ole ajaloo tipp, vaid üks peatükk. Ja teine samm on tegevus. Tegevus, et vähendada riske. Tegevus, et hajutada ressursse. Tegevus, et säilitada teadmisi nii, et kui katastroof tuleb, siis midagi jääb alles. Sest siin on lõplik tõde. Küsimus ei ole, kas katastroof tuleb. Küsimus on, kas me oleme valmis, kui see tuleb. Ja praegu vastus on ei. Me ei ole valmis. Sest me keeldume isegi tunnistamast, et see võib juhtuda. Aga aeg tiksub. Kliima muutub. Ressursid ammenduvad. Süsteem muutub hapramaks. Ja ühel hetkel, võib-olla meie eluajal, võib-olla meie laste eluajal, tuleb kriis. Ja siis me soovime, et me oleksime kuulanud. Me soovime, et me oleksime õppinud minevikust. Me soovime, et me oleksime olnud piisavalt alandlikud tunnistada, et me ei ole eriline. Aga siis on liiga hilja. Nii et küsimus teile, praegu, sel hetkel. Kas te olete valmis kuulama? Kas te olete valmis tunnistama, et tõendid on olemas? Kas te olete valmis õppima minevikust? Või te jätkate eitamist, kuni on liiga hilja? Valik on teie, aga aeg tiksub ja ajalugu ei oota. Aga võib-olla kõige suurem paradoks ei ole see, et me ei taha leida tõendeid varasematest tsivilisatsioonidest. Kõige suurem paradoks on see, et me ei taha tunnistada, mida me ei tea. Mõelge sellele. Kogu teaduslik meetod on ehitatud ühele alusele. Tunnistamine, et me ei tea. Me esitame hüpoteesi, me testime seda, me tunnistame, kui me eksime, me õpime
me liigume edasi. Aga kusagil teel me unustasime selle. Me unustasime, et ma ei tea, ei ole nõrkus. See on jõud. Sest ainult siis, kui me tunnistame, et me ei tea, saame me õppida. Vaadake, mida me tegelikult teame inimkonna ajaloo kohta. Me teame, et Homo sapiens tekkis Aafrikas umbes 300 000 aastat tagasi. Me teame, et me levitasime üle maailma umbes 70 000 aastat tagasi. Me teame, et me hakkasime põllumajandust harrastama umbes 12 000 aastat tagasi. Me teame, et esimesed linnad tekkisid umbes 6000 aastat tagasi. Aga siin on asi. Kõik see teadmine põhineb tõenditel, mida me oleme leidnud, mitte tõenditel, mis eksisteerivad. Ja see on tohutu erinevus. Kujutage ette, et te olete arheoloog aastal 5000 pärast Kristust. Te kaevate läbi meie tsivilisatsiooni jäänused. Mida te leiate? Kivi, betoon, võib-olla mõned metallkonstruktsioonid, kui te olete õnnelik. Aga kõik meie tehnoloogia, kõik meie arvutid, meie telefonid, meie satelliidid, roostetanud, lagunenud, kadunud. Meie raamatud, lagunenud, meie filmid, hävinenud, meie digitaalsed andmed, kustunud. Mida see tuleviku arheoloog järeldaks? Ta järeldaks, et me olime primitiivne tsivilisatsioon. Ta näeks meie betoonhooneid ja arvaks, et me osasime ainult ehitada lihtsaid struktuure. Ta ei teaks midagi meie teadusest, meie filosoofiast, meie kunstist. Sest pehmeid materjale ei säili, teadmisi ei säili, ainult kivi säilib. Ja kui see on tõsi meie kohta, siis miks me arvame, et see ei ole tõsi varasematest tsivilisatsioonidest? Arheoloog Colin Renfrew nimetas seda säilimise kallutuseks. Me leiame ainult seda, mis säilib. Ja me eeldame, et see, mida me ei leia, ei eksisteerinud. Aga see on loogiline viga. Tõendite puudumine ei ole tõend puudumisest. Eriti kui me ei otsi. Mõelge, kui palju maapinnast me oleme tegelikult uurinud. Arheoloogid hindavad, et me oleme kaevanud vähem kui 1% kõigist potentsiaalsetest saitidest. 1%. Ja see on ainult maa peal. Ookeanid katavad 70% maapinnast. Ja me oleme kaardistanud vähem kui 20% ookeani põhjast. Vähem kui 20%. See tähendab, et üle 50% maapinnast on täiesti uurimata. Me ei tea, mis seal on. Ja kui viimase jääaja lõpus meretase tõusis üle 100 meetri, siis kõik rannikualad, kus elas enamik inimesi, on nüüd vee all. 100 meetri sügavusel. Kui seal olid linnad, siis nad on nüüd kadunud. Kui seal olid sadamad, siis nad on nüüd mattunud. Kui seal olid tsivilisatsioonid, siis me ei tea neist midagi. Sest me ei otsi. Aastal 2026 alustas rahvusvaheline meeskond projekti nimega Sunken Civilizations. Nad kasutavad sügavmere roboteid, et kaardistada ookeani põhjapiirkondi, mis olid kunagi rännikud. Esimesed tulemused on intrigeerivad. Nad on leidnud struktuure, geomeetrilisi mustreid, midagi, mis ei näe välja looduslik. Aga projekt on alles alguses ja rahastus on piiratud, sest enamik teadlasi ei usu, et seal on midagi leida. Sama eitamine, sama kallutus, sama hind. Aga siin on asi. Isegi kui me leiame tõendeid, me ei pruugi neid ära tunda. Vaadake Göbekli tepet. See oli peidetud künka all 1000 aastaid. Kohalikud talunikud teadsid, et seal on midagi, aga keegi ei uurinud, kuni Klaus Schmidt tuli aastal 2095. Miks? Sest keegi ei oodanud leida midagi nii vana. Keegi ei oodanud leida templikompleksi ajastust, mil inimesed pidid olema alles nomaadid. Meie ootused määravad, mida me leiame. Ja kui me ei oota midagi leida, siis me ei otsi. See on enesetäituv ennustus. Aga on veel sügavam küsimus. Küsimus, mida keegi ei taha küsida.
Mis siis, kui varasemad tsivilisatsioonid ei olnud nagu meie? Me eeldame, et kui arenenud tsivilisatsioon eksisteeris, siis nad ehitasid linnu nagu meie. Nad kasutasid tehnoloogiat nagu meie. Nad jätsid jäljed nagu meie. Aga mis siis, kui nad ei teinud? Mis siis, kui nad arenendasid erinevat tüüpi tehnoloogiat? Tehnoloogiat, mis ei põhine metallil ja elektril. Tehnoloogiat, mis ei jäta jälgi, mida me tunneme ära. See kõlab nagu ulme. Aga mõelge sellele. Meie tsivilisatsioon on ehitatud fossiilkütustele. Me kaevandame sütt, naftat, gaasi. Me põletame neid. Me toodame energiat. Aga see on ainult üks viis. Ja see on väga ebatõhus viis. Päike saadab maale rohkem energiat 1 tunni jooksul, kui kogu inimkond tarbib aastas. Aga me kasutame vähem kui 1% sellest. Mis siis, kui varasem tsivilisatsioon õppis kasutama päikeseenergiat otse? Mis siis, kui nad ei vajanud fossiilkütuseid? Mis siis, kui nende tehnoloogia ei jätnud jälgi, mida me tunneme ära? Või mis siis, kui nad arenendasid bioloogiat, mitte tehnoloogiat? Mis siis, kui nad kasutasid elus organisme tööriistadena? Mis siis, kui nende masinad olid elusad? See kõlab uskumatult, aga me juba teeme seda. Geneetika, sünteetiline bioloogia. Me õpime programmeerima elus organisme. Mis siis, kui keegi tegi seda 12 000 aastat tagasi? Nende tehnoloogia oleks lagunenud. Ei jäänud midagi peale kivid. Ma ei ütle, et see on tõsi. Ma ütlen, et me ei tea. Ja see on punkt. Me ei tea. Me ei tea, kui palju tsivilisatsioon on eksisteerinud. Me ei tea, kui arenenud nad olid. Me ei tea, mis juhtus nendega. Me ei tea, mida nad teadsid. Ja kõige olulisem, me ei tea, mida me oleme kaotanud. Filosoof ja matemaatik Bertrand Russell kirjutas: kogu meie teadmine on ehitatud tõenäosustele. Absoluutne kindlus on saavutamatu. Ja need, kes väidavad kindlust, on kas petturid või petatud. Me ei saa olla kindlad, et varasemad tsivilisatsioonid ei eksisteerinud. Me saame ainult öelda, me ei ole leidnud piisavalt tõendeid. Aga ei ole leidnud, ei tähenda, ei eksisteeri. Ja siin on kõige sügavam küsimus. Küsimus, mis puudutab mitte ainult minevikku, vaid ka tulevikku. Kui tsivilisatsioonid võivad kaduda nii täielikult, et tulevased põlvkonnad ei tea isegi nende eksisteerimisest, siis mis on tsivilisatsiooni mõte? Miks me ehitame? Miks me loome? Miks me püüame jätta midagi maha? Kui kõik kaob, siis mis mõte on pingutada? See on eksistentsiaalne küsimus. Küsimus, mis on vaevanud filosoofe 1000 aastaid. Ja siin on vastus, mida ma olen leidnud. Vastus, mis ei ole teaduslik, vaid isiklik. Mõte ei ole jääda igaveseks. Mõte on elada täielikult praegu. Rooma ei ehitanud kolosseumi, et see kestaks igavesti. Nad ehitasid seda, sest nad tahtsid luua midagi ilusat oma eluajal. Maiad ei ehitanud oma püramiide, et tulevased tsivilisatsioonid neid imetleks. Nad ehitasid neid, sest see oli osa nende kultuurist, nende identiteedist, nende elust. Me ei kirjuta raamatuid, et need kestaks igavesti. Me kirjutame neid, sest meil on midagi öelda praegu. Ja kui ühel päeval kõik see kaob, kui tulevased arheoloogid ei leia meist midagi peale kivide, siis see ei tähenda, et meie elu oli mõttetu. Sest mõte ei ole tulevikus. Mõte on praeguses hetkes. Aga siin on asi. Kui me tunnistame, et me ei ole igavesed, siis see ei vabasta meid vastutusest. See suurendab seda. Sest kui meie aeg on piiratud, siis iga hetk on väärtuslik. Kui meie tsivilisatsioon võib kaduda, siis me peame tegema kõik, et see kestaks nii kaua kui võimalik. Mitte sellepärast, et me oleme eriline, vaid sellepärast, et me oleme siin, praegu. Ja meil on vastutus nende ees, kes tulevad pärast meid. Varasemad tsivilisatsioonid, kui nad eksisteerisid, püüdsid jätta meile hoiatusi.
Nad ehitasid monumente, nad salvestasid teadmisi, nad püüdsid öelda, me olime siin, õppige meie vigadest. Aga me ei kuulanud. Me ütlesime, need on lihtsalt kivid. Nüüd on meie kord. Meie kord jätta hoiatusi. Meie kord salvestada teadmisi. Meie kord öelda tulevastele põlvkondadele. Me olime siin, õppige meie vigadest. Aga kas me teeme seda? Me ehitame pilvelõhkujaid, mis varisevad kokku sajandiga. Me salvestame teadmisi digitaalselt, mis kaob aastakümnetega. Me loome tehnoloogiat, mis sõltub infrastruktuurist, mis on habras. Kui meie tsivilisatsioon variseb kokku homme, siis mis jääb alles 1000 aastat hiljem? Kivid, nagu alati. Ja tulevased arheoloogid vaatavad neid kive ja mõtlevad. Nad olid primitiivsed. Nagu me mõtleme varasematest tsivilisatsioonidest. Tsükkel jätkub. Aga võib-olla see on okei. Võib-olla tsükkel on loomulik. Tsivilisatsioonid tõusevad, nad õitsevad, nad langevad. Uued tõusevad nende varemetest. Ja iga kord, kui nad tõusevad, nad õpivad midagi uut. Nad avastavad midagi uut. Nad liiguvad edasi. Võib-olla progress ei ole lineaarne. Võib-olla see on tsükliline. Võib-olla me oleme osa suuremast mustrist, mida me ei näe. Või võib-olla mitte. Võib-olla me oleme esimesed. Võib-olla varasemaid tsivilisatsioone ei olnud. Võib-olla kõik tõendid, mida me oleme arutanud, on lihtsalt kokkusattumused. Ma ei tea. Ja see on okei. Sest teadmine, et ma ei tea, hoiab mind uudishimulikuna. See hoiab mind otsimas. See hoiab mind avatud võimalustele. Ja see on see, mida me vajame. Mitte kindlust, vaid uudishimu. Mitte dogmat, vaid küsimusi. Mitte vastuseid, vaid otsimist. Sest lõppkokkuvõttes ei ole oluline, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Oluline on see, mida see küsimus meile õpetab. See õpetab meile alandlikkust. Alandlikkust tunnistada, et me ei tea kõike. See õpetab meile ettevaatlikkust. Ettevaatlikkust mitte eeldada, et meie tsivilisatsioon on igavene. See õpetab meile vastutust. Vastutust kaitsta seda, mis meil on, nii kaua kui meil on. Ja kõige olulisem, see õpetab meile, et küsimused on olulisemad kui vastused. Sest vastused sulguvad uksed. Küsimused avavad neid. Vastused lõpetavad otsimise. Küsimused jätkavad seda. Vastused loovad dogmat. Küsimused loovad teadmisi. Ja kui me vaatame tagasi selle loo algusesse, siis me mäletame, kust me alustasime. Me alustasime paradoksist. Paradoksist, et teadlased, kes peaksid otsima tõde, keelduvad vaatamas tõenditele. Aga nüüd me mõistame, et see ei ole paradoks. See on inimlik. Me kõik kardame tõde, mis vaidlustab meie maailmapilti. Me kõik kaitseme oma veendumusi. Me kõik eelistame mugavust ebamugavale tõele. See ei ole nõrkus. See on inimlik. Aga teadmine sellest annab meile võimu. Võimu valida. Võimu öelda, jah, ma kardan, aga ma vaatan ikkagi. Võimu öelda, jah, see on ebamugav, aga ma tunnistan ikkagi. Võimu öelda, jah, ma ei tea, ja see on okei. Sest lõppkokkuvõttes ei ole küsimus selles, kas me leiame tõendeid varasematest tsivilisatsioonidest. Küsimus on selles, kas me oleme piisavalt julgud vaatama, piisavalt alandlikud tunnistama, piisavalt targad õppima ja piisavalt vastutustundlikud tegutsema. Meie tsivilisatsioon, nagu kõik tsivilisatsioonid enne meid, on ajutine. Ühel päeval me kaome. Ühel päeval tulevased arheoloogid kaevavad läbi meie varemed ja küsivad, kes nad olid? Aga enne seda meil on aeg. Aeg elada, aeg luua, aeg õppida, aeg jätta midagi maha. Mitte sellepärast, et see kestab igavesti,
vaid sellepärast, et me oleme siin, praegu. Ja see on piisav. Nii et kui te järgmine kord kuulete kedagi ütlemas, varasemaid tsivilisatsioone ei olnud, tõendeid ei ole. Küsige, või me lihtsalt ei ole otsinud. Ja kui te kuulete kedagi ütlemas, meie tsivilisatsioon on igavene, me ei kao kunagi. Küsige, kuidas te seda teate? Sest küsimused on olulisemad kui vastused. Kahtlus on olulisem kui kindlus. Ja alandlikkus on olulisem kui uhkus. Me ei tea, kas varasemad tsivilisatsioonid eksisteerisid. Me ei tea, mis juhtub meie tsivilisatsiooniga. Me ei tea, mis ootab meid tulevikus. Aga me teame ühte asja. Me oleme siin, praegu, sel hetkel. Ja see on kõik, mis meil on. Nii et tehkem sellest midagi ilusat. Midagi, mis väärib mäletamist. Isegi, kui keegi ei mäleta.